Noh, minu mõelest Brasis on ka varasemas ka Balti liiga mängudes sellist taktikat kasutanud ja oli ka korra ajakirjanduses sellest juttu, et tema ülesanne oli käinud hüppepallist pall oma võistkonnale saada, et ta tegi oma töö hästi. Ja mängu võiks oodata, sa korra vihjasid enne mängu, et võib-olla tuleb seeria kõige igavam mäng. No see oli minu lihtsalt selline kõhutunne, aga see ei ole üldse oluline, aga minu kui treeneri. Müürsepa panus 2 punkti mängus on loomulikult väike, aga samas õigel hetkel temalt just täpne sööt viimastel sekundid ei soosi, et tuleb hakata pisut paremini mängima, kui seda finaalseeriat tahetakse võita. Kendrick Johnson proovib kaugelt ja on 2 viimases mängus kaugvisetega hädas olnud. Gregor Arbet mööda, aga mõlemad võistkonnad tegelikult lasevad liiga palju ründelauda saada ja nagu me eelmine rünnaki nägime, 2 ründelauda, et see on selgelt lubamatu. Ja teimus Martin Müürsepaga, kes ka eelmises mängus algkoosseisus ei pisut ootamatu löök, et mehed ei olnud valmis lihtsalt pingid sekkuma korralikult. Kendrick Johnson läheb nüüd korvi alla, aga saab vigastada. Siin oli vist 3. mäng või teine mäng, kus Kalev väga pikalt mängis varumeestega just teisel poolel. Ja see oligi nüüd 3. mäng, kus Katalin Burlaku ei eelmisest kohtumisest, et Gert Kullamäega ei tasu selles plaanis mängida, et väga vabaks seda jätta 3 punkti joone taha, aga kas seis ei peaks olema 9-4, et Kalev on nagu, kui võrrelda just eelmisi mänge, siis Kalev on kuidagi väga lihtsalt lastud omale see mäng korve visata. Läheb korvi suunas, aga jääb hätta viskega, Kullamäe käes on pall ja Kullamäe sisuliselt rünnaku viimasel, aga jääb ise lühikeseks ja ei suuda Kaljula pallist kinni või palli hoida enda käes, palli kaotus ja Veselin Matic. Ja hetkel, kui mäng käimas, siis võtame veel selle eelmise 3. mängu ka 2 faktiga kokku. Viga tehakse Kristjan Kanguril Vaskis 29 punktiga, postitas Talk ja Nüübitit ja Tartu Ülikool Rock tuli siis ka meistriks. Eelmises kohtumises natukene liiga kaua Kalevil ehk väljas, siis tuleb küsimus oligi selles, et kas need põhimehed jäid liiga kauaks pingile ja just nemad ei leidnud väljakule tulles, ei leidnud seda oma rütmi. Aga Gregor Arbet väga vajandi minutilisele mõttepausile Tartu Ülikool Rocki eduseisul 17-6, siis pärast Kristjan Kanguri pealtpanekut on seis 17. Mängib välja hoopis Gert Kullamäele, Kendrick Johnson tema vastas ja Kullamäe võtab nüüd Johnsoni ette ning läheb korvi alla välja. Ja Tartu rünnakul mängib küll väga kindlat mängu praegu, mõtestatud mängu. Otsitakse meile Gert Kullamäe visete või punkti saju 3. mängu lõpus. Viga Martin Müürsepale, teine viga, sest Travis Reed samal ajal vabaviskejoonel, Balti liiga kõige väärtuslikum mängija ja viskab niimoodi vabaviskeid kriitikat. Sellega küsimus on lihtne, kui sa sisse viskad, siis minu poolelt viska, kuidas sa tahad, aga kui mööda läheb, siis oleks kindlasti seda viset sättima hakata. Marek Toroninil tabas kolmene, Sokk ja Riid mängivad kokku ja väga palju käib pall läbi. Tahaks vist iga treener, et ta võistkonnas oleks niisugune mängija. Selle asja juures see, et ma jälgisin sellel hetkel Brasisi käitumist ja ta selge. Väljakul Toronin, Lepik ja Kikerpill, nii et puhkus saavad siis korraga Kullamäe, Müürsepp. Aga kalevlased peaksid sel juhul leidma mingi uue käigu, sest tõesti kogu aeg ei möödu rünnakut, kui pall oleks Travis Reedi käe. Nii et puhkust anti just äsja Travis Reedile. Ja Tanel Sokku väga hea petteliigutus on seal 3 sekundi ala sees. Ennast suureks ja laiaks tegema ei tohiks lasta ennast nii lihtsalt mööda astuda. Vallo Allingu keskpositsiooni viskel, mööda ja Silver Lepik saab ebasportlik. Arvestades seda, et ka Tanel Tein on võimeline mängujuhi kohta mängima, et olude sunnil on lausa natuke kahju. Tanel Sokk, üks väheseid mängijaid, pean silmas, aga vise mööda. Johnson
Johnson pingutab üle, aga hetkel oli õnne, ütleks niimoodi. Pean siin silmas Müürsepp, Allingu, Piiask ja Putkevitšus, kes ei mänginud eelmises kohtumises. Need 4 meest kokku 4 punkti vaid. Viskab rohkem, nagu oli Gert Kullamäel hea päev ja lasti visata nüüd 26 punkti, aga 4 punkti nagu ikkagi selgelt vähe. Ja Kendrick Johnson hästi leidis üles korvi all vabanenud. Oluliselt raskem kui eelneval kolmel mängul. Rait keerles eelmisel hooajal, võitis 2 aastat järjest, küll mitte sama nime all, aga siis 3 aastat tagasi. Aga mida tähendab Indrek see viimane? Vallo Allingu üritab, saab ründelaua ja nüüd tehakse tema vastu viga. Ausalt öeldes ma ei mäleta, eks neid olukordi on ikka olnud erinevaid, oleme kaodanud, oleme võitnud nendes olukordades, aga ma olen 100% veendunud, et ta ikkagi mingi jälje jätab, et just nagu ise kindlalt juhtis ja dikteeris kogu mängu, et nagu ei olnudki nagu näha seda kohta, kus see Rock võiks üldse selle võidu võtta, aga ta suutis selle ära teha, et see kindlasti musendab. Veerandajast ja 10-punktiline vahe endiselt siis Rocki kasuks. 22-32, kui Vallo Allingu on ka nüüd... Siin on ka see, et Kalev on viimasel rünnakult võtnud 3-2 maa-ala ehk 3 mängijat on siis üleval 3 jooned, aga 2 on korvi all ja Rock on väga oskuslikult sinna korvi alla. Kaotus Kalevile, siis kuidas sina seda olukorda hindad? Olenemata sellest, et Burlakut Kalevile asendama panna nagu rohkem selles mõttes nagu mängumehi, kes on nagu selles seerias rohkem mänginud. Et Silver Lepp-mehi niisuguseid soojas ja asendusmehi nagu rohkem võtta. Kes olid saanud varem mängida, jah? Bailey ja läheb sinna meeste vahele välja korvi alla. Eesti Televisioonile antud intervjuus, et loodaks nüüd lõpuks ometi ühe mängu mängida ka niimoodi, et oleks ise 10-15 punktiga peal ja vaataks siis võimalus. Sokk, Kangur tuleb, pakub katet ja Sokul täiesti vaba tee korvi alla. See ongi nüüd üks uskumatumaid asju. Millile korvi alla antakse Bailey, ei lähe viskele. Tein täiesti vaba ja Teinil 3 punkti vise taba. Juba väga raskeks. Müürsepp, nii et Kullamäe ja Müürsepp on tagasi väljakul. Fikseeritakse viga Travis Reed. Tartu Rock on selgelt kõige parem väljast viskab võistkond, et oma tugevat külge tulebki nagu esile tuua. Aga rohkem ei olegi kritiseeritigi peale esimest mängu. Jah, et tegelikult Rock sai ju ka sellest, kuidas vastane mängida lubab. Praegu oli olukord, kus Martin Müürsepp väga selgelt käega lükkas seal Tanel Sokku ja nüüd 1 minut ja 56 sekundit on poole ja lõpuni. Ja Tanel Sokk, vaatamata sellele, et esimene on seni mänginud küll korralikult ja teine ka mööda, aga Valmo Kriisa ründelauas ja jällegi siis lühike koosseis Kalevil väljakul, kui nii võib öelda, ja Travis Reed. Vigasi vastased välja meelitanud, siis täna on nagu Kriisa olnud varjus. Jälle Reedile korvi alla ja Reed 2 mehe vastu ja seal tundus hea mäng, väga hea esitus praegu, aga vaba visetega. Ja kalevlastel oleks nüüd hädasti vaja see rünnak maha võtta ja siis omakorda skoori teha, küll aga saab ja Valmo Kriisa või Travis Reed. 10 sekundit jääb poole lõpuni, kui Martin Müürsepp esimeses mängus 14 punkti, millega võiks enam-vähem rahuti, aga täna on olukord juba oluliselt parem. Peaks olema siis Müürsepa arvel hetkeseisuga kas 6 punkti. Me peame juba pingile võtma, see teeks oluliselt Kalevi või Rocki mängu lihtsamaks, kui Riit satuks vigadega pauksisse, jah. Ja Müürsepal endal on ka 3 viga, nii et Riidil ja Müürsepal esimesel poolel mõlemal 3 viga praegu puhkavad. Samal ajal Tanel Sokk läheb jõuliselt korvi alla, küll on aga Tartul veel mõned sekundid aega. Kas Bailey jõuab ka visata oma väljaku poole pealt? Jõuab! Ja läheb sisse David Bailey, lõpusekundi ülikauge korv. Ja Tartu Ülikool Rock ikkagi 10-punktilises eduseisus, 45-35. Kevitšus, Tein, Kullamäe ja Bailey ka sama viisik, kes alustas kohtumist. Gert Kullamäe tagasi hüppel ja kiirrünnaku. Kriisa proovib kaugelt mööda, aga Kangur täiesti üksi, täiesti vaba korvi all
ja huvitav, kes siis selle kanguri... Ühe külje peal. See ongi õige, no minu meelest see osa ongi eelnevas 3 mängus Tartu Rockil puudu jäänud. Tagasi tuleme, et mina just tahtsin näha seda, et kas võistkonnad on teatud muudatusi oma mängus teinud ja jälle väga mööda. Johnson täiesti vaba ja samuti mööda. Teine kangur võitlesid omavahel nii kiirrünnak Tartu meeskonna 11 punkti. Tartu meeskonna edu sees. Ja 4. kohtumine sel hooajal Saku Suurhallis nende meeskondade vahel ja kuidas Brasis käitub antud olukorras. Oli kuri leedulasest mängija peale, kes ei ikka õigeaegselt ei tulnud, ei astunud sealt keskelt olnud vähemalt minu jaoks, kes ma igapäevaselt korvpalliga kokku. Ja rumeenlane on tänases 4. finaalmängus osaline, ei vaata ainult pingi pealt, vahetusmeeste pingi pealt, vaid üritab. Kas see oli nüüd sundkäik ja Vesselin Maatis tundus, et mingit muutust on vaja? Martin Müürsepa korvile suudab vastata Travis Reed. Johnson ja keerutas, mis ta keerutas, andis söödu Reedile, kuid sealt palli kaotus. Ja esimesel poolajal tegid mõlemad meeskonnad vähe pallikaotusi, Tartu Rock 4 juurde. Vahe püsib. Burlaku ja mees, kes on tulnud siiamaani küll, jah. Kuidas ta oma ülesannetega kaitses hakkama saab, on küsimus omaette, aga praegu ka. Omas lauas peremees Johnson, Kriisa ja sealt sööb Travis Reedile kohtunik ja Burlaku palliga. Johnson leiab üles Reedi ja Reed on selles olukorras juba väga raske takistada ja kas kalevlased ja vaid 7 vabaviset tartlased. Vaid viga tuli sealt juba sisse, et lasti Kendrick Johnson keskele palliga sisse ja selliselt väga paha asi just psühholoogiliselt, et rabad 24 sekundit, 20 sekundit kaitses, vastased saavad ründelaua, rabad edasi 20 sekundit kaitses. Ja Tein saab lauapalli. Pallingu nagu liiga vägisi üritab seal korvi all ise ära teha, et Müürsepp on selle koha pealt nagu... Ja Burlakul teine kolmene, teine! Müürsepp on väga osavalt seal nagu jagab söötuga välja. Ja praegu Toronin oli raskes seisus, aga suutis ka välja sööta Kiker. Burlaku, kas hakkab nüüd vägisi üritama? Ei, mängib mõistlikult, annab söödu Arbetile ja nüüd läheb viskekontserdiks. Kellelt nüüd vastus? Bailey Kikerpillile. Mööda, aga korra hoo maha, 10 sekundit on jäänud rünnaku lõpuni. Keerles ja mängib väga osavalt ennast allingust mööda, kuid viga fikseeritakse, tangid olid püsti. Siis Kikerpill ise vaid muigas ja oli aru saanud, et määruste rikkumine toimus, kuid seda on vähe. Seda on väga vähe. Vastu, Toronin tuleb üle, Kikerpilli käest pall, Bailey ja antakse uuesti võimalus siis Bailey'l pealevise sooritada ja viga. Rait Keerles pikkust vaid 173 sentimeetrit, aga selle pikkuse juures on võimalik eeskujuks nagu kõikidele noortele, et ei ole korvpallis ainult see Torbek, Sokk, Keerles ja Arbet on väljakul ja üritab praegu Rait Keerles kaugelt ja siis ilusti viis Martin Müürsepa tasakaalust välja, õige vise, tabav vise. Nüüd samamoodi Müürsepp jäi hiljaks selgelt kaitses ja pidi viskama, ta oli täiesti vabana. Arbet ja väga hästi, väga ilusti individuaalse meister. Kes väga emotsionaalselt reageerib igale. Ja Bailey keerutab ennast Tanel Soku vastu korvi all. Jäi täiesti vabaks. Bailey läheb alla abi andma ja nüüd Sokk üritab nulli pealt ja Tanel Sokk väga tähtsale põhireegel peaks see olema, et kõige kaugem mängija jätakse vabaks, ehk Kikerpill oleks pidanud praegu tulema seal appi Travis Reedi võtma. Aga Tanel Tein ei jää vastusega. Täna tegelikult väga hästi neid Kalevi kiirrünnakuid ohjendada ja kui siin eelmises mänguski Tõnu Lust tõi välja, et kõik Kalevi 4 meest jooksevad kiirrünnakuid. Seekord küll keskpositsiooni vise ja läheb mööda. Kas nüüd on kalevlastel kiirrünnaku võimalus? Ja selgelt
võetakse jah, minu meelest ei mängitud ka siin praegu. No 5,5 minutit mängida ja Rock juhtimas 11-ga. Kalevlaste Kirstu Naelaks täna vaba visket. Ja kui selle peataoleku juurde ka tagasi tulla ja nende kiirust... Usun teadlikult praegu pikka rünnakut. No, see on nüüd see reha, mille peale Kalev on siin 2 mängu nüüd astunud, et liiga aeglaseks ei tohi ka jääda ja liiga seda rünnakut. Tartlastel on parim viskepäev selles finaalseerias seni ja nüüd sööt korvi alla Burlakule ja viga fikseeritakse. Kelle punktiarv Tartlastel veel Kullamäel 11 ja Allingul 10 ning PC Kalev Cramo rivistuses siis 15 punkti Riid, 13 punkti Sokk ja 11 punkti. Normaalaja lõppu oli Tartu taga 11 punktiga. Täpselt sama palju kui Kalev praegu. No nüüd mängis Tartu Rock väga ilusa rünnak. See on koht, mis on siis kalevlasi kindlasti alt täna vedanud ja Toronin andis söödu Allingule ja Allingu puterdab, mis ta puterdab, kuid lõppkokkuvõtte finaalseeriat 3-1. Kõik kaotuseisust, juhul kui Vallo Allingu peaks nüüd teise vabaviske ka tabama, on 2,5. Eelmises kohtumises Johnsonil 4-1, 3 punkti visked ja 1 kohtumine veel varem Johnsonil kaugvisked 6. Mulle tundub ka, et Tartu nagu võiduvõti peitub ikkagi ka tugevas kodutöös. Et selleks mänguks on suudet. Käis koos selle Gert Kullamäe viskega. No kindlasti käis seal ka mingi nõks läbi. Ja kuigi Georgi Tsintsaatset täna meeskonnas ei ole tartlastel, siis seda ei ole ka mitte kuskiltki otsas. Selle mõttega, et kõik on kogu aeg terved, et sport on juba kord selline, et sa ei tea kunagi, millal mingi õnnetus võib juhtuda. Marek Toroninilt järgmiseks mänguks, laupäevaseks mänguks, mis peetakse Tartus ja siis on juba tallinlaste eesmärk, et finaalseeria seal ära ei lõpeks. Kui mängu alguse on mänginud väga hästi, siis Tartul nagu oli nagu arenguruumi kõvasti, siis nüüd on nagu Kalevi treeneritel mõtteine piisavalt, et kus see järgmine käik leida ja milline see järgmine käik. Ja kas siis mängijatelt või treeneritelt. Ja Rock on suutnud vastast koduväljakul. Siin ei treenigi, et treenib Kalev Vällis. Just, et eks siin on ka mõtteainet nüüd, mis see õigem lahendus oleks tulevikus. Gert Kullamäe vabavisetel ja 8.67 näitab siis tabloo. Sekundid armutult tiksuvad, veel fikseeritakse viga. Siin on 2 varianti, et Tartu fännid peavad lootma, et puhkama ei jääks ja omakorda Kalevi fännid peavad lootma, et kalevlase tegelikult ei ole veel Eesti meister selgunud. Tegelikult ei ole Eesti meister selgunud, aga Tartu Ülikool Rock juhib siis pärast tänast kohtumist mängudega 3-1 ja on tiitlivõidust vaid 1 mängu kaugusel. Ja kõik on siis nüüd juba laupäevase kohtumise otsustada, kas seeria jätkub veel või Tartu Ülikool Rock kindlustab koduväljakul meistritiitli.